Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan tutvustada teile sellist veebirakendust nagu abcyk.com Paint, millega on võimalik teha veebis väga lihtsalt kunsti. Selleks on olemas siin selline tööriistariba, kus on 3 kategooriat. Kõige alumine kategooria on kõige lihtsam, kus on võimalik pinda katta või joonistada ja värvida. Teine selline võluvahendite riba ja kolmas veel selline omamoodi lisavahendite riba. Nii, alustame kõigepealt selle alumise ribaga. Mul on väga lihtne siin valida tööriist ja näiteks katta sellega pind. Siis võin ma kasutada siin erinevaid pintsleid. Siin on võimalik valida pintsli laius ja värv. Mul on võimalik täita kujundid mingi värviga. Nii. Siis on mul siin olemas selline pihusti, millega on võimalik siia pihustada värvi või kasutada selleks kohe sellist erineva kujundiga tulevat pihustit. Siis on mul olemas siin kustutuskumm, et kui midagi läks valesti, siis ma saan kustutada. Teises reas on sellised võluvahendid. Näiteks on siin pintsel, millega on võimalik teha sellist vikerkaare värvilist joont. Võimalik panna siia raudtee või käpajäljed. Siis saab siin kasutada sellist sünkroonis joonistamist. Et see, mis tuleb ühele poole, tuleb ka teisele poole. Põnev on ka selline templitööriist, millega ma saan panna siia erinevaid templeid. Laste jaoks teeb selle kindlasti toredaks ka see, et siin on nendel erinevatel templitel on hääled. Siis ma võin kasutada sellist värvi plärtsude panemise tööriista. Siis just kui õhupalliga siia heidetakse. Siis kolmandas kategoorias on olemas võimalus teksti trükkida. Jällegi saan valida värvi. Saan seda teksti kas suuremaks või väiksemaks teha, liigutada ühest kohast teise. Siis on siin olemas selline tööriist, kus ma saan kujundeid valida. Teeme siit erineva värvi ka. Nii, siis ma saan siia panna juba tegelasi, kes siin olemas on. No näiteks ma panen siia ühe sellise jooksva mehe. Saan tema suurust ja asendit siin muuta. Siis on võimalik valida siit erinevaid pilte juba värvimiseks. Ja on olemas veel selline valikutööriist, millega ma saan näiteks mingi kujundi välja siin valida ja siis viia ta näiteks teise koha peale. Või kustutada midagi ära selle delete nupuga. Siis on olemas, kui midagi läheb valesti, siin ka võimalus minna tagasi või võtta tagasi midagi või liikuda uuesti tagasi. Ja kui mul on töö valmis, siis ma saan selle salvestada, kasutades seda save nuppu, siis ta automaatselt salvestab piltide alla sinu töö. Ja siis on võimalik see välja printida. Kui pilt on värviline, siis võiks olla värviprinter ja valida värviprint. Ja kui ma tahan teha näiteks mõnele juba valmisolevale pildile uue pildi, ehk kasutada sellist kihti, siis ma impordin siia tausta oma arvutist, ehk import background. Ja on võimalik vaadata ka ingliskeelset juhendit. Ja kui mul on töö valmis salvestatud ja ma tahan uut tööd alustada, siis ma valin siit lihtsalt new. Mõnusat katsetamist teile kõigile!